Hello, ilusat esmaspäeva pärast lõunat. Mina siin ärkasin natuke aega tagasi. Ma tulin öövalvest ja ma olen üllatavalt värske isegi täna, sest et öövalve ei olnud nii raske, aga siiski ma tahtsin veidike magada. Aga no ilmselgelt on ja juba teist korda, kui ma tahan peale öövalvet magada, lihtsalt keegi puurib ja seekord see oli nagu mingi eriti nagu retsna. Lihtsalt inimene puurib nagu täpselt sellesse seina, kus ma magan. nagu magamistoa seina täpselt vastas pool kuskil. Oi, see oli nagu jumal küll. Ja, ühesõnaga pesen hambad, käin pesus ja siis vaatame, mis edasi saab. Nii, ma käisin nüüd pesus ära. Juuksed on mul juba pestud üleile. Aga ühesõnaga ma käisin pesus ära. Ja nüüd ma juba natuke vaatasin, mis ma selga panen. Või noh, tähendab, ma täpsustan kõigepealt, miks ma üldse midagi valin. Sest et mu sõbrannal on tulemas sünnipäev, issand. Ja meil on siuke traditsioon oma selle 4 pundiga, et me tähistame nagu oma kesksis siis neid sünnipäevasid. Ja me lähmegi täna õhtul siis restorani sööma. Ja siis ma valin siin riietust endale välja. Ma ei ole kunagi suurt kleidikandja olnud. Õues on täiega rõve ilm või no siuke külm. Ja mul ei ole ka nagu mingit mega ägedat ilusat kleiti, mida ma tahaks panna. Siis ma mõtlesin, ma panen hoopis teksad, mustad teksad ja siis ma näitan, mis ma üles panen. Nii, ja siis ma mõtlesingi üles panna sellise ilusa punase siukest, ma ei tea, kuidas lehvid või mis iganes, ma ei tea, kuidas need nimesega siukse. Särgikese, eks paneks peale selliste nunnude nööpidega kampsuni. Siin on ka siuksed nunnud nööpiksed, et see hoiab sossut. Mul on täiega külmakartlik ja siis mustad teksad läheks siia alla ja mustad saapad. Ma siin soojendasin endale suppikest ja siis ma teen võileiva sellise sulajuustuga. Ma pole mitte kunagi seda proovinud, aga see on mingi maitsejurti omaga. Eks näis, kas on siis hea. Vot. Nii, ja siukse kaartikese kingime siis sõbrannakesele. Siin on mingi tekst juba sees, me ise veel lisame juurde ka siia. Aga selle kaardi ma sain kunagi Inglismaalt, kui ma käisin, issand, see oli mingi 2022 või? Jep, ja siis kolimise käigus leidsin ja siuke veel on mega ilusad. Vot, aga täna läheb sõbrannakesele see meie kambakese poolt. Nii, ma olen nüüd ühes kohas. Ema on raskest tööst väsinud. Liftis istub tooli peal. Nii, me emmekesega hakkame tegema kooki ja pitsat. Nii et... Virsiku kohupima kooki. Ütle uuesti. Virsiku tooriust kooki. Me hakkame nüüd tegema siin ja emme hakkab koogi sisu tegema, mina hakkan põhja tegema ja siis ma pärast teen selle pitsa taina ka ise valmis. Ja vot, emme tubli siin hakkab tegema. Nii, kook on juba vaikselt ahjus, aga pitsat teeme ka ja ma teen ise pätsid ja nüüd ma teen need vanni tuppa, sest siin on põrandaküte, siin on soe ja nad hakkavad kerkima, ise tegin pätsid. Nii et nendest saab siis teha väiksed pitsad pärast. Vot nii. Elu. Nii, ma pole oma nägusid üldse näidanud. Aga me käisime just poes ja ma hakkan tegema ütle nüüd kotlette koleslovi salatiga ja siis sinna kõrvale vist teen tatart. Et ja, nüüd tuleb kokandustund. No nii, ma täna olen siis massaažitoas.
lõpetan 3:30, siis lähen koju, teen veel ühe söögi, ahjukala teen ja siis ööseks ma lähen tööle ja nädalavahetusel ootab mind ees siis Tartumaa, ehk siis lähen Kõrvekülla seal, kus ma üles kasvasin, et võib-olla näitan siis natukene seda paika ka teile, kus ma väiksena üles sirgusin. Täna on kuidagi nii mõnus energia, hommik algas mõnusasti, siuke slow ja siuke mõnsa. Nii et hea energia on ja ma loodan seda säilitada. Nii et jah. Tööle minek. No nii ongi juba käes pühapäev, see päev oli nii kiire. Ma sain veel täna hommikupoole oma sõbrannaga Tartus kokku või Kõrvekülas käisime jalutamas, täiega tore oli näha. Jutustasime mega palju, kuidas kummalgi läinud on. Ja siis tulimegi tagasi ühe paiku Tallinna ja siis veetsin veel Taistoga aega ja nüüd õhtul siis käisin, üllatasin oma sõbrannat, tal on sünnipäev täna ja nüüd ma olen kodus, lahendan vist natuke ristsõna ja siis vaatan võib-olla telkut ja varsti lähen magama. Ja etteruttavalt annan teada, et ma järgmine nädal ei tee vlogi, sest et mul on nii tihe nädal, ma lihtsalt ei jõua ja ei jaksa. Aga varsti on juba detsember ja siis kindlasti tuleb midagi põnevat teile ka, nii et loodan, et meeldib ja ootate juba uut vlogi. Tšau!